nii naljakas. Ma panen selle telefoni siia valmis, et ma oleksin kaadri keskel ja siis vajutan start nuppu ja siis samal ajal mõtlen, et millest ma üldse rääkida tahtsin. Lihtsalt ei suuda meenutada. Aga ma mäletan, et me käisime hommikul Raigoga jalutamas ja väga mõnusad jutuajamised olid. Ja mõtlesin mõnda neist ka peegeldada siia, kui ma ainult suudaksin kuskilt sõnasabast pihta või kinni haarata. Me rääkisime, üks teema, millest me rääkisime, olid psühhedeelikumid. Osad inimesed on nendega kokku puutunud, osad ei ole. Osade jaoks on see tabu, kuna nad on vormitud nii arvama läbi meedia, läbi kõige selle uskumuste, õpetuste ja nii edasi. Ja teised siis on nendega eksperimenteerinud. Kes kasutab seda kas siis füüsilise või vaimse tervise tervendamiseks, kes kasutab seda otsimiseks millegi enama, kuhugi jõudmiseks, millestki vabanemiseks või ka sõltuvuste tervendamiseks, käitumishäirete tervendamiseks, kui jäädakse kuskile luupima kinni ja kõik justkui kordub uuesti ja märgatakse, et ma olen nagu mingis luubis aga ma ei tea, kuidas sellest välja saab. Et siis psühhedeelikud saavad aidata selles osas. Mõni teeb võib-olla lõbu pärast, võib nagu tuua nii-öelda erinevaid näiteid või erinevaid lugusid, miks keegi siis neid psühhedeelikume tarvitab. Kuid tõde on see, et kõik on lugu, mis sellega kaasneb ja järeljutustus sellest, mis on näiliselt juhtunud, et mina valisin ja mina tegin ja see oli minu kogemus ja bla 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 bla. Tegelikult lihtsalt kogemus psühhedeelikumiga oli see, mis juhtus ja keegi seda ei teinud. Lihtsalt see eraldatus illusioon, keda kutsutakse mina olen, see omastab siis, mina tegin. See on lihtsalt siuke kate, mis hõlmab siis nagu overlay. Ei tea, kuidas seda eesti keeles öelda. Et tundub, et kõik nagu juhtub minuga ja mina tegin ja mina valisin. Ja täpselt see mina tunne ongi illusioon. Seda mina ei eksisteeri, seda eraldatust ei eksisteeri. Aga jaa, enamus psühhedeelikumid on kogemus mina jaoks. On justkui mänguvahend osa unenäost. Ja see, millest ma räägin oma videotes ja millest ma kirjutan, selleni mitte miski ei vii. Et kui psühhedeelikume kasutatakse selleks, et vabaneda mina illusioonist, vabaneda kannatustest, jõuda siis rahuni, kõiksuseni, täielikkuseni, siis sellest psühhedeelikumist saab lihtsalt üks osa sellest unenäost. Ja see ise justkui mainteinib iseennast kogu aeg. Ma proovin seda selgitada, väga keeruline. Proovin seda kuidagi sõnadesse panna.
jah, et kui seda kasutatakse nagu abivahendina kuhugi jõudmiseks, siis see kinnitab seda lugu üle, et miski on eraldi, mina olen eraldi ja kuhugi on võimalik jõuda, kus mina veel ei ole. Ja see lugu käib lõpmatult. Vahet ei ole, mis see järgmine kogemus või klimps või insight on. Sorry, mul ei tule kõik sõnad eesti keeles kohe. Need on kogemused minale. Et sellised psühhedeelikumid nagu seened, ayahuasca, mina nimetan neid töö tegemiseks ja mingis otsimise protsessis, kui see mina veel siin oli ka see uskumus või arvamus, et ma pean midagi läbi töötama, ma pean midagi läbi tegema, pean midagi taipama, sest veel ma ei tea kõike. Ja justkui need psühhedeelsed ained andsid midagi minale ja ma olin kogemuse võrra rikkam. Aga siin erinevaid psühhedeelikume, mis ma proovisin selle otsimise perioodil siis, mis oli suhteliselt lühikene, oli erinevaid psühhedeelikume kõiki 1-2 korda. Mõnel kehal läheb aega 400 ayahuascat või 100 või 1000 või 10, enne kui saab aru, et see ei ole vajalik. Aga enne sa ei saa aru, kui sa saad aru, nii-öelda. Sa otsid nii kaua, kuni sa saad aru, mitte et seal keegi on, kes aru saaks, aga seda ei saa paremini sõnadesse panna. Et nii kaua toimub otsimine, kui toimub arusaamine, et midagi pole leida. Et otsimine ei ole ega olnud vajalik. Aga näiliselt on see vajalik, et siis jõuda selleni samasse punkti tagasi nii-öelda. Tegelikult miski ei ole vajalik selleks, et see, mis juba on täiuslik, et see seda oleks, sest see juba on. Eraldatust ei ole. Ebatäiust või midagi vale või midagi üle ei ole. Ehk et minu mõistes on teatud psühhedeelikumid kogemus minale ja justkui töövahendid, kus võib tulla väga keeruline rännak, igasugused lood, hirmud üles, millega tööd teha. Ja loomulikult sellega kaasnevad jutud, et see on nagu sibul, et kogu aeg mugu koorid ja sealt tulevad erinevad lood, et esivanemaid tervendada ja nii edasi. Mida kõike on vaja teha ja see on lõputu, see otsimise energia kogu aeg otsib, ta ei taha leida, sellepärast, et ta tahab jätkuda, see illusoorne eraldatus, see mina. Ja siis on teised psühhedeelikumid, Changa, mis on kutsutud vaimumolekuliks ja Bufo alvarius ehk 5-MeO DMT on jumala molekul ehk et otse tee jumalani, mis juba on, aga on peidetud illusoorse eraldatuse loori taha. Ja kui teised psühhedeelsed ained on kogemus minale, siis Changa ja just eriti Bufo. Changa on siis DMT ja ürtide segu. Siis need võtavad selle kogeja justkui ära. Ei jää mitte kedagi alles. Eraldatus. Kui selline, nagu ta siin nii-öelda välja mängib, lahustub. Ja see võib mõjuda kui meeldetuletus,
sest et kõik, kes te vaatate, kuulate, te kõik teate seda, millest ma räägin, kuid see on kihtide all kõige selle kuidas rääkida normaalselt eesti keeles? Ühesõnaga, kui tekib see mina identiteet kuskil 1,5-aastaselt, siis kõik need lood lihtsalt tulevad peale ja see eraldatuse illusioon läheb justkui nagu kindlamaks. Ja tekib selline väga konkreetne mina tunne, kontraktsioon kehas, mina olen. Ja kõik tegelikkuses, te olete kuulnud, kõik on üks, kõik on energia, et piirideta energia, tingimusteta vaba energia on justkui nagu kokku pressitud ja see on see mina tunne, et see ei ole ainult mõte, see ei ole ainult uskumus, see on nagu reaalne, justkui nagu kehaline tunne. Ja väga reaalne. Ja ometigi see on illusoorne, seda ei ole. Mõni võib selle jutuga resoneeruda, kes on märganud neid momente, sest need juhtuvad igapäevaselt, kus see mina tunne ei ole niimoodi kontraheeritult ja kogu aeg nagu fookuses ja pesed nõusid, koristad, oled aias, teed midagi, laulad, kirjutad muusikat, maalid. Aeg läheb, kedagi ei ole, kes fikseeriks see mina, see ajaline, ruumiline justkui olend, kes liigub läbi aja ja ruumi. See kaob. Ja siis ta mingelt on jälle tuleb oma lugudega. Eriti tugevaks läheb siis, kui keegi midagi ütleb või solvab. Siis see kontraktsioon läheb eriti nagu... kuidas ta nii tegi ja miks ta nii tegi ja milles ma süüdi olin, mina ei ole ju süüdi, vaene mina ja bla 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 bla. Vähemalt siin. Loomulikult iga keha on erinev, ma räägin ainult sellest, kuidas see siin välja mänginud on, et just sellistel hetkedel tekkis see kontraktsioon või see mina tunne. Aga üldjuhul on see keha olnud loomult rohkem vaba, ilmselt tänu vaba kasvatusele. Aitäh emale selle eest, kuigi ta midagi ei teinud, vaid see oli see, mis juhtus. Aga jaa, näiliselt tänulik ka selle eest, isegi kui on ilmselge, et keegi pole kunagi midagi õigesti ega valesti teinud. Tagasi psühhedeelikumide juurde. Et siis nii-öelda kangemad psühhedeelikumid, tipud lõpetavad selle mängu, selle duaalsuse nagu sekunditega. Seal ei ole enam kedagi, kes saaks kuskilt milleski tuttavast kinni hoida, kinni haarata. Mina olen, mina tean, mina kontrollin. Et ka nendel teistel, näiteks aial, ayahuaskal, seentel ja nii edasi, seal käib seda nagu ära kadumist ja tagasi tulemist, võib-olla 50 korda tseremoonia ajal. Aga alati tuleb keegi tagasi. Siis terve selle Changa või Bufo vältel seal ei ole kedagi. Ja loomulikult, kui see mõju läheb üle, tuleb vaikselt see mina tunne tagasi, aga seal ei ole mitte millestki rääkida. Kui muidu võid rääkida igas lugusid, et ma nägin seda ja mul juhtus see ja see oli nii profound ja jagad kogemusi nendega, kes on seda sama asja läbi teinud, siis Bufo puhul ja Changa puhul justkui pole ühtegi sõna. Seda ei saa sõnadesse panna, sest see loob eraldatuse. Ja see ei ole ka kogemus, sest see võtab kogejalt ka kogeja. Ehk et ta justkui näitab seda, mis juba on, aga mis on peidus selle illusoorse kogemuse taga, mis tundub nii reaalne. Ja võib juhtuda,
ühtegi garantiid ei ole. Et siis tänu sellele meditsiinile ta raputab seda illusiooni loori, neid kihte veits või palju või lööb justkui mõrad sinna sisse, kus siis kõiksuse valgus läbi kumab. Millised ilusad sõnad. Minu jaoks sellest rääkimine on nagu pintslitega, värvidega mingi pildi maalimine, millel ei ole mitte mingit eesmärki, mis ei õpeta midagi, millel ei ole eesmärki õpetada, mis ei ütle midagi, mis on kunst, kus ükski joon ei ole vale. Kõik on täpselt perfektne, täpselt nii nagu on. Aga et seda maali nüüd siis nii-öelda sõnadesse panna, no sellel ei ole mõtet. Aga ometi ka see juhtub. Ühesõnaga, see on teiega nauding. Parajalt parast challenge eesti keeles, ma ei tea. Eile sõber küsis, et kuidas keegi nagu jõuab selleni või nende psühhedeelikumideni. Ma ei saa kõigest avalikult rääkida. Kes tahab võib alati privaatselt ühendust võtta. Et et kuidas niimoodi juhtub ja kuidas keegi julgeb tulla ja äkki midagi läheb valesti või siis mitte midagi. Ei saa valesti minna ega ka õigesti. Ei ole õiget ega valet. Kõik on üks vool, üks tants, üks liikumine. Kui Ere läks siis sellele tseremooniale, sel hetkel tundus, et mina lähen, mitte et see juhtub. Siis ausalt öeldes siin ei olnud enam kedagi või ilmselt oli, aga mitte sellisel määral. Kuna see lahustumise, suremise protsess nii-öelda, näiline protsess oli juba paar aastat kestnud, ilma et ma sellest kuidagi oleksin teadlik olnud, et seda sõnadesse siis sellisel viisil panna. Seal ei olnud mitte mingit võitlusmomenti, kuigi kõik, mis ma tean, kõik, mis ma olen, lihtsalt kaob sekunditega. Ja see keha, mis selleks veel valmis ei ole, seal võib mis iganes täiesti teistmoodi see keha käituda. Mehega oli sama. Lihtsalt Pufo võttis ära perekonna, kõigepealt kaugemad liikmed, töö ja siis järjest lähemad mina, laps ja siis võttis temalt ka tema enda ära. Ja seal ei olnud nagu kurbust. See on täiesti neutraalne. See on ilus. Aga olen näinud ka selliseid reaktsioone, kus tekib tohutu vastupanu, kehaliselt on nii raske, ei julgeta läbi minna, ei julgeta lahti lasta, sest see on hirmutav, see on täielik alistumine, surm on täielik alistumine, kõigest lahti laskmine, ükskõik siis millisest surmast me räägime. See on ka sellest lahti laskmine, et mina olen, mina elan.
mis on terve elu siis nii-öelda välja mänginud, et mina olen eraldi. Aga see toob selle välja, et ei ole kedagi eraldi. Ja see võib olla väga raske. Ja siis täpselt niimoodi ongi. Nii palju kui see keha, kes on seal, kus seda psühhedeelikumi manustab, selles hoitud turvalises tseremoonias osaleb. Kõik tseremooniad, mis ma olen teinud, on alati hoitud, hoolitsetud, ette valmistatud. Ükski ei ole toimunud kuskil nurga taga keldris oma ette või ma ei tea. Et kõik, lihtsalt siin ma ütlen sellise hoiatuse juurde, et midagi sellist teha, selleks peab olema väga turvaline, loodud keskkond selle jaoks spetsiaalselt. Hakka veel natukene teisest asjast rääkima ja kohe mõttelõng katkenud. Ei ole kedagi, kes kogu aeg nagu üritab midagi kuskilt kuhuni jõuda, kogu aeg on neid see, bla 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 bla. Saaks tagasi kerida ja kuulata poole pealt, aga ei saa. Millest ma rääkisin? Et iga keha võtab täpselt nii palju vastu, kui tal sel hetkel vastuvõtlikkust on. Täpselt sama on selle sõnumiga. Sellel kehal, millel ei ole avatavus sellele, mitte grammi võrki, kuskil ei ole mingit pragu, ühtegi meenutust või sellist intuitiivset teadmist, mis nagu ükski laps ei ole eraldi, kes on sündinud. Sellepärast kõik kehad teavad seda, mis see on, millest ma räägin. Aga ütleme nii, et see on siis ära unustatud. Ja osad kehad intuitiivselt resoneeruvad siis. Et see ei ole mina, kes resoneerub, vaid seal on seesama. Me nimetame seda tühjuseks siis näiteks praegult. See, millel ei ole nime, see, mis on kõik. Ja mitte midagi samal ajal. Et kui seda avatavust ka sellele teemal on rohkem, siis ta justkui maandub paremini. Ja kellel on vähem, seal on rohkem kontraktsiooni ja sellist võitlemist selle vastu. Sest see sõnum on nii kurja kuulutav. Et see mitte ainult ei ütle, et sina ei saa surra, vaid see ka ütleb, et sa isegi mitte ei ela. On vaid elulisus. Ja mitte keegi ei ole eraldi sellest elust, et seda elu elada. See on juba elu, mis läbi sinu nii-öelda elab, räägib, mängib, istub, hingab, naeratab, nutab ja nii edasi. Ja läbi, kui ma ütlesin läbi sinu, siis läbi selle keha, ütleme nii, võib-olla õigem. Ehk et siis kõik juhtub täpselt siis, kui juhtub, mitte enne ega pärast, mitte miski millenigi ei vii, sest jätkuvust, kui sellist ei ole, on ajatu, kõiksus, kõik samal ajal. Jätkumine on illusioon ja sellest võiks kohe juurde rääkida, kuigi video läheb pikaks juba. Proovin jääda teema juurde. Ja juhtus sama asi, mis just hetk tagasi. Mul meelest läinud, mis ma rääkisin. Aga ma proovin, vaatan, kas ma saan sõnasabast kinni. Ja. Et ütleme nii, et ma rääkisin, et kõik juhtub siis, kui ta juhtub, mitte enne ega pärast. Või ei juhtu üldse. Kõik ongi see, mis lihtsalt näiliselt juhtub. Mida keegi ei tee. Mis näiliselt juhtub kellegagi, aga seda kedagi ei ole, on vaid juhtumine. Seda võib justkui intellektuaalselt mõista, aga seda päriselt mõista ei saa, millest ma räägin. See ei ole teadmine, sest teadmine eeldab eraldatust. See on teadja lõpp, arusaaja lõpp. Aga meel
mõistus üritab kogu aeg aru saada, üritab panna seda, mis ta kuuleb, nendesse kontseptsioonidesse, mis selles kehas siis on, selles arvutis, programmis, lihas ja luus. Aga see on mõttetu üritus. Ma lihtsalt ütlen vahemärkusena, sellest ei saa aru saada. Me oleme emaga sellest korduvalt rääkinud, kes proovib sellest aru saada, millest tema tütar räägib. Aga jaa, see ei ole selline jutt, millest saaks aru saada. Jah, ütleme nii, et divine timeless timing for everything. Et kõik juhtub nii-öelda jumalikul, ajatul ajahetkel või hetketul hetkel, siis kui ta juhtub. Et kui keegi jõuab selle vägeva psühhedeelikumine, siis oli täpselt see õige aeg ja see ei jõua selleni, siis see on täpselt see õige, see, mis juhtub nii-öelda. Et seal ei ole mingit valikut ja ei ole ei õiget ega valet teed. Et see ka need kõige kangemad tippude psühhedeelikumid ei saa seda illusiooni purustada selles mõttes, et seda juba ei ole. See mina võib ja see eraldatus võib ära kaduda sellel hetkel, kui seda manustatakse, aga hiljem võib see mina tulla tagasi ja jutustada sellest ka loo. See, kui palju kellelgi seda mina energiat on, seda otsija energiat on täiesti individuaalne. Ja see ei ole mingi viis või garantii selle nii, millest ma räägin, sest et see juba on. Kedagi juba ei ole, kedagi juba ei saa surra, keegi ei saa valgustuda, on vaid juba täielik valgustumine, valgustus ja samal ajal võin öelda, et mingit valgustust ei ole. Et ei ole kedagi eraldi, midagi eraldi, mis saaks valgustuda. Ehk et sa ei saa midagi olla, mida sa juba oled. Ja sa ei saa ka mitte olla, sest sind juba ei ole. Et sa ei saa lõppeda olemas tänu mingile meditatsioonile, praktikale, kus müüakse. Sotsiaalmeedia on täis erinevaid ahvatlevaid pakkumisi otsijale, kus midagi lubatakse. Ühe sessiooniga vabaned illusioonist. Kes ei tahaks minna sellise pakkumise peale? Ja siis teeb video ja ütleb, et pole midagi. Midagi pole saada. Midagi pole pakkuda. Kõik juba on. Ei kõla just ahvatlevalt, seepärast see sõnum populaarne ei ole ja populaarseks ilmselt ei saa ka. Ja see on täpselt nii perfektne, kui veelgi olla saab, sest kõik on see. Seal ei ole mitte mingit vahet. Kui kõik on see, mis on. Ja ei ole midagi valet ka nendes õpetustes ja lubadustes, aga väga tihti aetakse sassi see, millest mina räägin, selle üldisema mitteduaalsusega, millest terve spirituaalsus räägib. Aga see, millest mina räägin, on täiesti erinev sellest. Laia tarbe spirituaalsusest. Kuigi
me kasutame väga palju samasuguseid sõnu ja kuigi, ütleme, laiatarbe spirituaalsus räägib sama juttu, et sind ei ole, eraldatus on illusioon. Nii, ja nüüd ma õpetan sulle. Nüüd ma näitan sulle, kuidas sa saad sinna jõuda. Mis ütleb sulle otse, et sa oled ja sa saad kuhugi jõuda. Sinna, kus sind ei ole. Ehk et see lihtsalt maintainib seda unenägu. Usikene sööb enda saba niimoodi njam. Kuigi tegelikult ma ei tea, mis selle metafoori taga on. Mina ei ole siis eeskujulik otsija, kes on kõik need asjad läbi otsinud ja läbi lugenud ja vaadanud, et mind ei ole see kunagi huvitanud. Siin tundub kõik lihtsalt loomulik pigem kergem olevat olnud see otsimise teekond ka siis. Ja, et erinevad psühhedeelikumid võivad olla osa sellest mängust, mis selle illusiooni, eraldusillusiooni mina olen, selle kogemuse teevad meeldivamaks, kuna sul on tunne, et sa oled kuskil jõudnud, sa oled parandanud, sa oled midagi lahendanud. Küll aga nad lihtsalt on selle unenäo osa, et ka selles unenäo osana on ärkamine. Ja see ärkamine saab juhtuda ainult endiselt selle illusiooni sees. Mina ärkasin. Ja see juhtus ka Ere loos, kus Ere ärkas, kus see 2020 hullumeelsus, mis toimus, oli justkui nagu õudusunenägu, nagu ka öösel õudusunenäguga on, siis keha raputab ennast sellest justkui ülesse. Et sama asi juhtus siis selles päevaunenäos, kus sinnamaani keha oli selles programmis, et töötan selleks, et elada ja nii ta läheb, et töötan siis nii kaua, kui on ette nähtud ja siis on mul pension ja nii edasi. Aga siis justkui see, mis toimus, raputas seda keha ülesse sellest unenäostes ja see oli ärkamine teise unenäkku siis või järgmisesse või samasse unenäkku, ma ei oska öelda, aga justkui nagu erinevad kihid oleksid. Ja siis tundus, et mina olen ärganud ja paljud, kes olid pimestatud sellest, mis siis toimus ja kõik see meedia ja nii edasi, et nemad ei ole ärganud ja siin oli selline energia või soov aidata teisi üles ärgata ja väga egoistlik muidugi. Mina olen ärganud ja mina saan teisi aidata. See on unenäo osa. See on sama süütu nagu lapsemäng. Sama süütu kui laps. Lihtsalt see, mis juhtub. Selles ei ole midagi valet ega ka õiget. Aga ärkamine saab juhtuda ainult selles duaalsuse unenäos, kus on keegi, kes on unne suikunud, kes saab sellest unest üles ärgata. Ja siis on keegi, kes on ärganud ja siis on teised, kes ei ole ärganud ja on unes ja nii edasi. Aga see, millest ma räägin täna, et eraldatus on illusioon, kahte ei ole. Sellest unenäost, sellest illusioonist mitte keegi ei ärka. Vaid on ilmselge, et mitte keegi pole kunagi maganud. Mitte keegi pole kunagi elanud, mitte keegi ei saa kunagi surra, mitte keegi ei saa kunagi üles ärgata. See keegi on illusioon. See keegi loob eraldatuse. See on see kontraktsioon, illusioon minast. Ja väga suur osa inimesi elab täies rahus, elu sees ei küsi küsimusi, selliseid sügavaid ei otsi, käivad rahulikult tööl, teevad oma asju, hoiavad peret, mis iganes. Ja siis on mingid kehad, ma ei tea, millest see oleneb, kes hakkavad otsima. Enda keha pealt võin öelda, et selles, mis iganes siis illusioonis,
oli kuidagi väga ebamugav olla. Sest kogu aeg olid mingid reeglid, mingid normid, kuidas peab olema, kuidas peab tegema. Ka see spirituaalne otsimine. No, sa proovisid kõike teha õigesti nii, nagu sulle öeldi. Aga sa saad aru, et nagu ikka miski nagu on valesti. Ikka ma ei ole veel jõudnud sinnamaani. Ma ei olnud piisav ja enese piitsutamine. Sest järelikult, kui sa ei ole valgustunud veel, jõudnud sellesse seisundisse, mida sa otsid, läbi selle praktika, mis ma sulle just müüsin, siis järelikult sa ei teinud piisavalt. Alati on keegi kuskil, kes teab ja kes õpetab ja siis on endal selline tunne, et mina ei tea, ma veel pean seda praktiseerima, ma pean veel õppima, ma ei ole veel sinnamaani jõudnud, kus siis see, kes siis õpetab näiliselt on, kes on ise samas selles unenäos, näeb seda eraldatust, et on keegi eraldi, keda saab õpetada, kedagi saab juhendada, olles ise samal ajal otsija ja näiliselt teab, aga keegi mitte midagi tegelikult ei tea. Kõik on kuskilt midagi kuulnud, midagi otsinud, sealt siis endale selle ammutanud ja siis seda lugu edasi rääkinud. Ja siis räägivad, et lugusid ümber. Et räägivad, et need on piiravad uskumused ja need on piiravad uskumused, mis sind nagu piiravad, aitavad sul seda näha ja pakuvad sulle uue uskumuse, millega siis seda asendada. Näiteks uskumus, et sina oled looja. See on väga ilus. Mina uskusin ka sellesse. Aga kui mina illusioon kaob, kui eraldatus kaob, siis kaob ka looja. Keegi, miski, mis sellest saaks eraldi olla kõiksusest. Aga see uskumus, et mina olen looja, mitte et mu elu on kellegi teise kätes, vaid mina võtan selle võimu enda kätte ja mina teen. No see on ikka parem tunne. Aga samal ajal võid siis väga palju ka piitsutada, et ma ei teinud piisavalt. Sest mina olen nii looja, minul on võim ja kontroll ja vaba tahe ja vaba valik. Aga lihtsalt tahan tuua välja veel kord, et vahet ei ole, mis juhtub. Ma lihtsalt räägin sellest, mis näiliselt juhtub, kuidas see näiliselt välja mängib. See ei tähenda, et see oleks kuidagi vale või paha. Ütlen veel kord, midagi ei ole vale ja midagi ei ole õige, et kõik on lihtsalt see, mis juhtub. Unenägu, illusioon, mina olen, need õpetused, need kannatused ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Need on lihtsalt see. See, mis on juba täiuslik, terviklik, selle ilming. Ka see näiline eraldatus on terviklikkus. Ka see piiratud tunne, et mina olen, on tegelikult vabadus. Tingimusteta vabadus ilmub justkui sellise piiranguna, eraldatusena. Sest ta on nii vaba. Vormitu lihtsalt vormis nii-öelda. Kõik, mitte miski, näiliselt ilmumas kõigena. No tundub, et midagi ikka tuli meelde, mis me rääkisime täna jalutades. Lausa 40 minuti jagu. See kõnd kindlasti ei olnud nii pikk ja seal oli palju teemasid. Ja lihtsalt naljakas, kuidas polnud ühtegi mõtet. Ma ei teadnud, millest rääkida või mida rääkida. Ja sõnad lihtsalt ilmuvad, kaovad ja keegi ei räägi. Keegi ei tea, millest ta räägib. Sõnad lihtsalt tulevad ja lähevad nagu pilved, nagu mõtted. Keegi ei oma neid.
tundub, et kui alustad mingi kunstilise tegevusega, siis ajataju kaob ja kaod selle sisse nii-öelda ära. Et nii juhtub ka siin, kui see suu avaneb ja just siis see teema, mitteduaalsuse teema on kõneaineks. Ma võin inimesed surnuks rääkida. Andke andeks kõik sõbrad, kes te olete meile sattunud ja seda pidanud kannatama, sest siin ei ole filtrit ja see lihtsalt, see on nii energeetiline, nii intensiivne, et see lihtsalt voolab kontrollimatult. Kui tavaelus on nagu võimalik, on energia siuke rahulik. Ma lihtsalt kasutan mingid sõnasid praegu, et ma üritan seda tunnet kuidagi sõnadesse panna, mis ei ole kunagi täpne sellele, siis mis ta on. Aga et saada nagu mingit aimdust, siis see tunne nagu südalõhkeks, ta nagu põleb ja see on nii avar ja bliss on inglise keeles siuke sõna. Ja see kõik on juba see. Ja see justkui nagu laulab ja väljendab ennast. Ja siis, jah, vaesed sõbrad. Aga olles ise selle illusiooni ohver, eraldatuse ohver, nagu see mina on. Ja siis näha, et see oli unenägu, sama reaalne kui ööunenägu. Siis on nagu yeah! Selline rõõm ja vabadus, lapselik, süütu, kergus. Et ohvrit ja kannatajat ei ole ja see võib kõlada, ma arvan sellele kannatajale või ohvrile väga vastuoluliselt, sest et mina ju olen ja mina ju kannatan ju. Ja siis tuleb tihti selline lugu, et mis juttu sa siis räägiksid, kui sa vanglas oleksid või haige oleksid või sul on sõda ümberringi. Ma ei tea, mis juttu ma siis räägiksin. Aga on see, muud ei ole. Ma ei ole valinud seda. See on lihtsalt see, mis juhtub. Keegi ei vali. Tõenäoliselt see keha räägiks sama juttu. Võib-olla teise emotsiooniga, teiste sõnadega. Ta on sündinud kuskile sõjapiirkonda, siis ta ilmselt ei räägi eesti keeles, kui see on kuskil mujal kui Eestis, eks ju. Et loomulikult see kommunikatsioon võib olla hoopis erinev. Aga jah, tihti kuulnud seda lauset, et või lugenud, et mis sul viga rääkida. Sul on ju kõik hästi seal. Et aga jah, ma lõpetan ära selle ülipika video. Läks vähe lappama ja Raigo tuli koju. Et mul oligi selline mõnus auk. Mul meeldib neid videosid teha siis, kui ma olen üksinda, sest et mu taju on tunnetan teiste energiat teistes tubades ja siis ei ole võimalik seda teha. Et olgu. Järgmiste kordadeni, juhul kui neid tuleb, keegi ei tea, kõik on see. Tšau.